30. oktoobril lahkus meie eeskuju koer Iti. Tahan seda videot rääkida nii-öelda kahes osas, et esimeses räägime sellest, mis juhtus. Ja teises sellest, et milline Iti elu oli, sellepärast et me tihti inimestena jääme lukku just sellesse lõppu, mis kõik oli kurb ja raske, aga tegelikult ta elu oli väga rõõmus, lõbus ja ta tegi väga-väga palju head. Teiste koertega aitas treenida, rehabiliteerida. Seal oli nii palju positiivset kõike, mis ta tegi, et siis ma arvan, et rõhk peab olema ka sellele, mitte ainult sellest, et kuidas ta läks ja miks. Itil oli väga agressiivne nuumrakuline kasvaja, mis kui me avastasime selle ja läksime arsti juurde, tegime vereproovidena, siis ei saanud seda opereerida ja ainus, mis arst, onkoloog siis sai öelda, põhimõtteliselt oligi see, et olge tugevad. Et meil on pildid ka sellest, et kuidas ta oli siis augustikuus, mitte midagi polnud viga ja juba oktoobri lõpuks oli see kasvaja juba nii suur ja et ta ei saanud isegi lõpus enam käppadele toetuda. Ja siis, kui me selle vastuse teada saime, siis me otsustasime, et me ei hakka teda liiga kaua kinni hoidma, sellepärast et me kõrvalt treeneritena ja nagu inimestel oleme näinud seda, kuidas inimesed liiga kaua hoiavad oma koertest kinni ja siis lõpuks lihtsalt koer piinleb. Selle asemel, et ta lõpp oleks ilus ja rahulik. Kui me saime sellest kõigest teada, siis me otsustasimegi, et me oleme koos temaga nädal aega. Anname talle nii palju armastust kui võimalik. Käime tema lemmikkohtades, tegime tema lemmiktoitu. Et kõik inimesed, kes seda soovisid näha, said tulla külla paitada ja jagada armastust ja see läks väga-väga südamesse. Et kindlasti see ei olnud absoluutselt lihtne otsus, kuid selle põhjal, mis arst rääkis ja kogu info, mis me saime, et kui agressiivne see on ja mida me nägime Iti puhul ise, koerad üldse ei näita oma valu välja, aga Iti oli täielik raudnaine. Ta reaalselt ei näidanud mitte kunagi, et tal on valus. Arstide juures, mis iganes tehti, süste tehti, tuimestusi, mis iganes, ta oli täiesti haudvaikus. Ei teinud piiksugi mitte kunagi. Ja oli näha seda, et ta hakkab ära vajuma. Et lihtsalt nii tugevat ja agressiivset kasvajat me ise ka ei olnud varem kokku puutunud. Et kui me tegime uuringut, siis saimegi teada, et nuumrakuline kasvaja agressiivsemas vormis võibki koeralt võtta elu 6 nädalaga. Keskmine iga see nuumrakulise kasvajaga koeral ongi 6 nädalat kuni 16 nädalat. Väga-väga lühike aeg, et sellega kohaneda, harjuda ja üldse nagu mõista, et kuidas see kõik nii kiiresti toimib. Aga jah, oligi põhimõtteliselt andsime viimasel nädalal kõike seda, mis ta soovis. Mängisime nii palju kui võimalik, kui vähegi sai. Ja siis, kui tuligi see viimane päev kätte, siis hommikul läksime kõigepealt. Käisime tema lemmikmetsas, jalutasime seal temaga koos. Veetsime see viimane tunnike pere keskel. Et ta tunneks seda armastust, et ta saaks hästi lahkuda nii-öelda. Ja siis oligi see viimane autosõit arsti juurde. Ja Iti alati oli seal autos püsti, vaatas ringi, uuris, ta oli seal nii uudishimulik. Aga viimasel päeval üldse lõpupoole ta oli kogu aeg nagu minu põlve vastas. Et pikali ja nagu lamas. Et näha oli see, et ta tahtis ta südamest. Tahtis kogu aeg olla elav samamoodi nagu varem, aga lihtsalt füüsiliselt ta enam ei suutnud. Ja siis läksime sinna arsti juurde. Arst siis selgitas meile, et ta teeb 4 süsti. Et esimesed 3 on nii-öelda uinutavad ja nagu tuimestus. Ja
et ta ei tunneks seda viimast lõpusüsti, kui ma õigesti mäletan. Ja peale esimest süsti siis oligi, ta hakkas natuke tuikuma, vajuma, nii-öelda magama minema. Ja just siis arst oma ise ka selgitas, et sellises olukorras see ongi põhimõtteliselt nagu ainuke õige otsus seda teha, sellepärast et nii agressiivses vormis see kasvaja teeb väga-väga palju haiget koerale. Ja peale kolmandat süsti siis ta oli täiesti minu juures seal lamas. Ma olin tema kõrval ja üks asi, mis ei lähe kunagi meelest, on see, et sel hetkel, kui ta juba magas seal samas minu kõrval maas, ta ei olnud veel ära läinud, et see viimane süst oli tegemata, aga ta oli täiesti nagu unes. Ja siis ma kuulen mingit sahistamist ja ma mõtlesin, et arst on, sellepärast et sel hetkel me olime juba arstiga seal kahekesi seal toas ja kuulen mingi sahistamine käib, mõtlen, et arst on ju midagi teeb, vaatan selja taha, vaatan ja nägin, et itil saba lipub nii-öelda. See on reaalselt asi, mis ei lähe kunagi meelest ära, sellepärast et see läks nii südamesse, see oli justkui tema viis olla tänulik ja öelda nii-öelda head aega meile ja tänada kõige eest, mis oli. Praegu on sellest möödas umbes natuke vähem kui 2 nädalat. Ja ausalt öeldes nagu siiamaani pole harjunud, et nagu ta oli nii elav ja energiline kogu aeg, et tema energiast on nagu puudus, et muidugi meil on säkk on endiselt ja tema on rõõmus ja lõbus ja ta on noor koer, aga iti siuke armastav, üleküllav energia kõige puhul, mis sa temaga tegid, ta oli alati platsis, vahet pole, kas ta kuulis köögis mingit saiapaki krõbinat, ta kohe tuli vaatama, õues keegi jalutas mööda, ta kohe tahtis teada, mis see on, et ta oli nii energiline ja elav kogu aeg, et lihtsalt tunda tema sellest energiast puudus on nagu, jah, see on raske, aga see on paratamatu osa selle kõige juures ja me ise oleme ka täiesti kindlad sellest, et kui sellist haigust ei oleks nii agressiivselt tulnud ja ta oleks kahtlemata elanud vähemalt 15-aastaseks, sest ta tahtis mängida palli veel viimastel päevadel, et füüsiliselt ta keha oli super vormis, ta oli ise aktiivne, see on märkigi sellest, et midagi tal oleks nagu füüsiliselt ära vaimus, välja arvatud see kõik, mis see haigus tegi. Ja samuti oli tore see, et me saime selle tema tuha kätte juba järgmisel päeval ja siis me läksime koos siis mina, Elis ja minu vanemad, kelle juures iti siis üles ka minu koos kasvas. Läksime siis sinna tagasi iti lemmikmetsa ja pustusime ta tuha sinna, et ta saaks olla seal alati, kui me seal käime ka. Et võt, siuke oli tema viimased päevad. Aga nagu Matist juba rääkisin, siis ta oli tõeline energiapomm ja ma mäletan seda, et kui lähme siis nüüd selle video teise poole peale, et kus me räägime temast ja nagu just sellest positiivsest küljest oli see, et kui ma otsustasin, et ma tahan endale koera, ma olin umbes 17-18 ja ma ei otsustanud seda, et ma valin nüüd tõu on ju, mis ma tahan ja hakkan siis seda uurima, vaid ma teadsin seda, et ma tahan koera ja ma hakkasin uurima sellest, et kuidas õiget koera kasvatada. Mitte sellest, et kas labrador, golden retriever, minu mõte oli see, et vahet pole, mis tõuk tuleb, missugune koer, kas ta on kõrge energiaga, madala energiaga, ükskõik mis, ma võtan ta, teen tast hea koera ja kasvatan teda nagu nii palju, kui ma suudan. Ja on siuke tunne, et keegi nagu kuulis seda ja ütles, et okei, hea väljakutse ja pani mulle ikka siukse väljakutse. Siukest välgunoolt nagu tema oli, ma ei ole mitte ühegi kutsikaga kogenud. Esimesel päeval ta tuli meil koju, esimese asjana ta hakkas kohe kassi kiusama, sai talt hammustada, kõrv oli verine, magas oma une ära,
ja hakkas edasi kiusama, mitte miski ei peatanud teda. Ja niimoodi see kestis põhimõtteliselt poole aastani. Iga kord, kui ma koolist tulin, ma teadsin seda, et okei, nüüd midagi ta on jälle teinud. Kuigi kodu oli täiesti tühjaks tehtud, et ta midagi ei saa lõhkuda, närida, alati midagi oli. Mitte kunagi ei jäänud mitte midagi puutumata. Ja esimesest päevast saadik mul oli just see liikumine prioriteet, et kui ta üles ärkas, läksin metsa ja jalutasin temaga seal tunnike. Tulime tagasi, läks magama, tulis püsti jälle õue just seda, et liikumist oleks palju. Et number 1 oli alati see, et ta saaks liikuda, ta saaks rihma vabalt liikuda, ta saaks looduses olla. Ja sellest ma tunnen ka ennast hästi, et ma andsin talle maksimaalselt kõike seda, mis ma nagu nii-öelda enne tema võtmist endale lubasin. Et mitte ükski päev ei olnud siuke, kus me oleks öelnud, et ma ei viitsi täna minna, et lihtsalt teeme väikse ringikese, vaid alati. Ta sai mängida teiste koetega, sai joosta oma ette ja ükskõik mida. Aga jah, põhimõtteliselt kõik asjad, mis hävitada sai, tema otsustas ära hävitada. Kuni umbes siis poole aastani, kus ma avastasingi, et pallimäng on nagu hea asi, millega energiat kulutada. Ja ta võttis selle endale nii tähtsaks ülesandeks, et pole näinud ühtegi koera mängimast palli niimoodi, nagu selleks tema elu sõltuks sellest. Et ta õpetas muidugi Säkule ka seda pallimängu. Säkk mängib väga-väga entusiastlikult, aga ta mängib rahulikult. Iti jaoks see oli nagu SOS, elu tähtis töö. Ta täie hooga tõi seda palli ära ja tõi tagasi ka täiesti niimoodi, et okei, nüüd viskan su ette, viska nüüd uuesti, palun jumala eest, ära seisa või ära tee pausi. Kogu aeg, uuesti. Ja muidugi selle plusspool oli see, et ma leidsin hea viisi, kuidas tema energiat kulutada. Ja üks hea asi oli see ka, et siis kui ma ta võtsin, ma väga palju lugesin raamatuid, käisin raamatukogus, põhimõtteliselt mitte iga päev, aga vähemalt üle päeva lugesin raamatu ära, viisin tagasi jälle koetest. Ja siis raamatukogu hoidja ütles mulle, et kuule, et sul oli siis koer. Ma ütlesin, et on jah, aga nendest raamatutest väga kasu ei ole, sest ta teeb kõik risti vastupidi. Ja siis seda viisi möödus meil päris mitu aastat see, et mina peale kooli läksin muidugi tööle. Peale tööpäeva tulen koju, lähen Itiga metsa, mängin palli ja siis jalutame tunnikele. Ja meil oli jumala nagu kahekesi koos, oli fantastiline niimoodi. Ja siis tuli see päev, kus me otsustasime, et võiks olla üks koer veel. Ja siis kui me otsustasime võtta Säku, siis see oli justkui nagu, ma ütleks nagu uuesti sünd, aga see oli jällegi järgmine nii-öelda peatükk Iti elus. Sellepärast, et Säku võtmisega ta iseloom muutus tohutult. Varem ta oli siuke introvertne, oma ette tahtis oma palliga mängida, suhtles mõne koeraga, aga mitte väga, ta tahtis nagu iseenda asja ajada. Aga kui Säku tuli, siis esimestel päevadel ta oli väga ettevaatlik. Ta tundis, et ta peab ennast kaitsma, kuni ütleme päeval 3, kus ta sai aru, et okei, see väike kartul ei tee väga nagu midagi mulle. Varem ta hoidis kogu aeg silma peale, et kui Säku oli muidugi ju alla 2-kuune ja tahtis natuke seda emalikku lähedust. Iga kord, kui ta läks lähemale sinna pessa või kuhugi, siis ta vaatas teda sellise pilguga, et oota, mis nüüd on, et mis sa minult tahad. Aga ajapikku ta ainult pehmenes, kuni Säkk sai teda mängima. Nad hakkasid koos õues mängima, nad hakkasid toas mängima, muidugi oma lollused lõpetas kõiki ümber talle. Ja see on näha praegu Säkus ka, kui väga palju Iti jättis enda iseloomu talle sisse, kõik need rumalused, mis ta on talle õpetanud ja samas ka need head pooled. Need rumalused ei ole sellised halvad asjad, vaid nagu väga lihtne asi, et kui õuest Iti tõi palli tuppa, ta läks vett jooma, ta alati pani palli vee sisse, et keegi ei saaks tal seda ära võtta. Ja Säkk teeb siiamaani täpselt seda sama. On see, et ta ei pane seda palli kuhugi kõrvale, vaid otse vee sisse, et jumal eest, kui keegi tuleb, üritab minu palli ära võtta, ma saan seda esimesena kohe endale. Ja ei läinud palju aega, kui me alustasimegi istulama treeningutega ja ise koete treeningute õpetamist. Ja liikusime edasi siis nii-öelda maale, kus käis meil läbi väga-väga palju koeri. Ja see oli aeg, kus Iti oli number 1 õpetaja, ei olnud absoluutselt mitte ühtegi paremat teist treenerit, isegi meie ei olnud nii head, kui tema oli. Sellepärast, et tema energia oli väga enesekindel, ta ei olnud mitte kunagi agressiivne, aga ta oskas
iga koeraga õigesti läheneda. Ehk siis, kui on selline ebaviisakas pealetükki visane koer, siis ta suutis energiaga ta niimoodi paika panna, et et teine saaks aru, et noh, temaga ei tasu jamada. Ja samas, kui olid sellised nii-öelda ütleme tihti varjupaigakoerad, kes on väga palju traumatiseerivaid olukordi läbi elanud, siis Iti oli väga perfektne nendega toas. Ta oli rahulik, ta andis neile ruumi, ta ei surunud peale, ta ei hakanud uurima, et kes see koer on. Ta lihtsalt andis distantsi ja ootas selle, et teine koer ise ennast avab. Ja kui Itile see meeldis, siis ta hakkas muidugi temaga mängima. Et kõik need ajad olid see, et kui me teadsime, et meil tuleb koer, vahet pole, et kas ta on kutsikas, täiskasvanu vanakoer, energiline, rahulik, mis iganes, igat tüüpi koera vormid, viisakas, ebaviisakas, ükskõik mis käitumismurega, me teadsime seda, et okei, Iti on esimene, kes võtab ta vastu. Tema paneb talle nii-öelda selle hinnangu ja siis meie sealt jätkame seda kõike, et mis on vaja teha. Ja vanemaks jäädes Iti aina rohkem muutus selliseks lõbusaks, et mõtleks kõige tugevamini jäävadki meelde need õhtud, kui me olimegi siis maal ja kõik koerad olid ära treenitud, olime ainult enda koertega kahekesi ja päike loojus ja siis Iti säkk hakkasid mängima. see oli nii ilus vaatepilt, sellepärast, et Iti oli alati nii introvertne ja kinnine, aga ta ise läks säku juurde ja üritas temaga mängida. See oli, jah, pole sõnu kirjeldamaks seda, kui õnnelikuks see tegi. Ja noh, selle lõpu kohta ma ütleks veel seda, et see on alati raske, kui sa pead otsustama, et sa pead enda koera magama panema, aga ausalt öeldes minu arvates seda piinlemist seal kõrval näha on veel suurem karuteene oma koerale. Ja mitte keegi neist ei vääri sellist lahkumist ja ma olen näinud väga katastroofilisi lahkumisi koerte puhul. Ja selle kõrvalt ma ütleks, et see viis, kuidas me saime Itil minna lasta ja teda toetasime seal viimastel päevadel, saime anda kogu selle armastuse, muidugi see siiamaani teeb haiget ja see, et teda pole. Aga just sellepärast, et see lõpp sai nii ilus ja rahulik, see annab sellise südamerahu. Kurb ja lein on ikka, aga vähemalt tead seda, et see lahkumine oli õige. Lõppu ei teagi midagi muud, mida rohkem öelda, ainult see, et aitäh Iti, et sa olemas olid. Sa olid, treenisid, aitasid meil kasvatada sadu ja sadu koeri, rehabiliteerida, treenida kõike, mis vaja. Ainulaadne koer, ausalt. Ja väga igatsen sind. Aitäh sulle.